Tere, mina olen Allan Sarri, EKRE Tallinna Nõmme osakonna aseesimees. Ja teie vaatate esimest saadet tõsielu seriaalist, kus me tutvustame teile põgusalt EKRE Lääne-Tallinna ringkonna juhatusse kuuluvate inimeste poliitikavälist elu. Ühesõnaga, tülitame neid nende igapäevases keskkonnas ja püüame aru saada, millega nad tegelevad ja mis inimesed need on. Head vaatamist! Võtame rattad alla ja vaatame, kus Urmas oma tööd teeb ja mida ta teeb ja tema on meil kõige tähtsam, tema on Nõmme osakonna esimees, nii et temast alustame. Ja nüüd sõidamegi Kadaka teele selleks, et külastada firmat Tespera OÜ, mille juhatusse Urmas Kaljurand kuulub. Et oleme täna oma võttegrupiga. Ütle siis, nagu nägite, kiire sööst Nõmmelt alla Nõmme keskusest Urmase töökohta ja olemegi jõudnud nüüd siis peremehe juurde ja küsime, et mis mehi ja kust kandist ja mis enne tegi ja kuidas praegu läheb. Oled sa põline Tallinna mees või kaua sa oled elanud siin Mustamäel ja siin ei ole põline. No nüüdseks ma olen 30 aastat elanud, ma arvan umbes, aga sündinud olen hoopis Pärnus ja teinud Eestile oma elamistega tiiru peale. Aga nüüd sa oled juba ju väga pikka aega olnud paikne, et sa oled nii-öelda tugevalt kanda kinnitanud Mustamäel. No ikka. Või Nõmmel tegelikult, me oleme ju siin, me esindame ju Nõmmet. No kindlasti. Nõmme on nüüd kodukoht, ega muud palju enam nagu ei mäletagi. Jah, no nii minulgi loomulikult ja oma kodu eest peab ju seisma igate pidi. Et sina oled elupõline tehnikamees, et nüüd sa oled konksude peale spetsialiseerinud, aga haridus on sul ka mingi samast kandist? No tehnilise hariduse ma sain tehnikakoolist ja õppisin tegelikult autoelektrikuks. Näed, siis on ju nii-öelda eriala ja kõik hobi ja elukutse ja kõik on ühes pundis. Et milles selle asja konks on siin, kui sa oskad seletada? Selle firma? Selle asja mõte on see, et müüme ja paigaldame sõiduautodele, kaubabussidele ka, paigaldame kärukonkse. Mõni ütleb aagise konks selle kohta. Mõned on siin ikka igavesed suured, päris furgoonautis rekkasid käib ka või? Ei, nii suur ei käi. No konksud jäävad, see kaal jääb sellesse piiri, et mida jõuab tõsta. Nii raskeid ei ole, mida tõsta ei jõua. Oleme siin konksude stendi juures, et oleks nagu ilmekalt näha, mis on üks konks ja kuidas teda pannakse ja kõik ilmekalt käega katsutav järgi, et kui tahad ise proovida. Mis asi see siin allpool on? No ka mingisugune konksusüsteem. See on võib-olla pikk seletada. Et sinna külge alles käib konks. Sa oled perekonnainimene ja sul on lapsi ka? Olen perekonnainimene, mul on naine ja 4 last. See on väga hea resultaat niimoodi ühe Eesti mehe kohta, et tavaliselt on 2 last. Elu on niimoodi läinud, et on 4 last. Ja lapsed on kõik suured, nagu ma aru sain juba. Lapsed on suured, iseseisvad. Sina ei pea enam nende eest hoolt kandma? Ei, seda ma ei pea tegema. Et see näitab, et sa oled teinud omal ajal head tööd ja kõik on täpselt nii, nagu peab olema. Olen läbi aja olnud spordimees. Jah, nüüd enam ei ole. Mis alal siis oled? Ühel hetkel hakkasin tegelema motocrossiga. Jällegi. Sellega mõnda aega, kuni tundus, et see on ammendanud ennast. Pärast seda tegelesin jooksmisega. Saavutasin kõik maailmad olid vallutatud ja pärast seda tegelesin, või enam-vähem samal ajal hakkasin tegelema ka suusatamisega ja rattasõiduga, nii maanteel kui ka maastikul. Ega sinna mu spordi tegemine enam-vähem lõppeski.
ühel hetkel tulid peale muud huvid ja vaimsemat liiki huvid. Aga miks sina valisid just selle EKRE erakonna oma väljundiks või oma südamesõbraks või kuidas öelda? No sel hetkel, kui ma valisin, siis kui ma otsustasin astuda erakonda, siis ei olnud see nii ilmselge ja mõnigi võib-olla ei oleks aru saanud. Aga praegu me näeme seda hullumeelsust enda ümber. Siis ma tegin seda õigel ajal, et me näeme, kuidas hävitatakse ju tegelikult seda, mida inimkond on tuhandete aastatega loonud. Kõike seda korraldust, alates perest, usk, kõik on lagunemas ja siis nendele varemetele püütakse ehitada mingisugust uut ja paremat. Ja see on ilmselgne tupiktee ja ei tahaks, et Eesti sinna jõuab sellesse tupikusse. Me näeme, mis meie ümber toimub. Võtame siit lähemalt Rootsi. Ega Soomegi parem pole, kuigi seal on mingid konservatiivsuse jäänused veel olemas. USA-st, see on kõik teame, mis seal toimub. Ja sellega tuleb võidelda, et meie lastel oleks mingi tulevik, et Eesti rahval oleks mingi tulevik, siis ilmselgelt keegi peab nii-öelda püsti tõusma ja ütlema, et me hakkame sellega võitlema. Ja ma arvan, et me nagu filmisime selle teekonna ka, kuidas sealt Nõmmelt siia sõita, et kui siia nüüd hakkab kliente tulema, et siis sellel ei ole selle vastu ju midagi. Siis hoia alt. Jah, katsu siis, et ladu oleks täis kogu aeg. Inimesi. Suur tänu, et leidsid aega meie küsimustele vastata ja soovime sulle head tööindu ja äri ja tööõnne loomulikult ja isiklikus elus ka. Võta heaks. Aitäh. Nüüd üllatus kõige väiksematele Multikulti TV. Kõik me ju teame, et päris maailma kõrval on olemas ka multikulti maailm, kus elavad multikulti tegelased, kes on päris inimeste moodi ja meenutavad neid mõnikord väga. Me hakkamegi edaspidi nende tegemisi jälgima, aga täna nad lihtsalt näitavad ennast meile ja midagi ei tee. Head vaatamist!